Nii nagu me kevadel ütlesime, kui siin suur vastasseis Riigikogus tekkis, et meie ei lõpeta oma põhimõttelist vastuseisu tänase valitsuse plaanidele lihtsalt sellepärast, et vahepeal Riigikogu suvepuhkusel käib ja sügisese istungiga oleme me uuesti selle üle korranud. Meie põhiline põhjus, miks me üritame siis valitsuse eelnõusid takistada, on praegune ikkagi eesmärk on saavutada eelarve mitte vastuvõtmine. Riigieelarve mitte vastuvõtmise tulemusel kutsub põhiseadus Eestis esile erakorralised valimised ja me leiame, et tänane koalitsioon on valetanud rahvale, tänane koalitsioon ei oma enam rahva toetust ja tänane Riigikogu koosseis ei peegelda enam avalikku arvamust, kui ta üldse on kunagi peegeldanud. Seega meie obstruktsiooni selline lühiajaline eesmärk on ära hoida väga halba ja inimeste elujärge kahjustav riigieelarve vastuvõtmine ja ära hoida Eestis siis Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside järgmised 3,5 aastat kestev valitsus olukorras, kus tegelikult rahvas ei toeta neid enam. Kurb on tõdeda, et kui me veel kevadel koos tegime seda valitsusvastast obstruktsiooni või valitsusvastast sellist tugevat võitlust ikkagi opositsiooni teiste erakondadega koos, siis nüüd sügisel on täiesti üheselt selge, et ei Keskerakond ega Isamaa ei võitle üldse siin Riigikogus. Et ei esita nad ei küsimusi, ei pea nad kõnesid, ei esita nad ka eelnõusid ja samuti ei võta nad vaheaegasid. Nii et nende selline panus tänasele Reformierakonna valitsuse vastuseismisel on sisuliselt olematu. Ja võitlemegi siin üksinda. Meie fraktsioon on ainus, kes sisuliselt Kaja Kallase valitsusele siis mingisugustki tegelikku vastutegevust aretab. Ja see teeb muidugi meie elu raskemaks, me peame selle võrra rohkem pingutama. Tööpäevad on selle võrra kurnavamad, aga ma arvan, et see ei jää ka rahval märkamata.